Tead, just sellepärast ongi sul vaja teist aju. Ühte süsteemi, mis hoiab kõik su teadmised perfektselt korras ja teeb need, hetkega kättesaadavaks. Ja see juhend siin näitab sulle täpselt, kuidas sa saad säästa oma uurimistööd tunde ja pöörata selle infouputuse enda suurimaks eeliseks. Nii et hakkame pihta. See tunne on ju tuttav, eks. Üks põnev artikkel siin, 2-tunnine YouTube'i loeng seal ja muidugi see virn erialaseid PDF-e, mis arvutis ootab. Me muidkui salvestame kõike, aga olgem ausad, meil pole kunagi aega seda kõike päriselt läbi töötada. Ja isegi kui loeme, siis unustame selle kõige olulisema info liiga kiiresti ära. Okei, mis meid siis täna ees ootab? Kõigepealt räägime korraks sellest infouputuse probleemist. Siis tutvustan sulle lahendust sinu isikliku tehisaju. Vaatame, kuidas 3 lihtsa sammuga alustada, seejärel laseme maagial valla stuudiofunktsioonidega ja lõpuks anname sulle kätte väga konkreetsed järgmise sammu. Ja selle infouputuse lahendus ongi sinu isiklik tehisaju. Mõtle sellest kui ühest süsteemist, mis mitte ainult ei salvesta su materjale, vaid ka tegelikult mõistab neid süvitsi. Ja tööriist, mis selle kõik võimalikuks teeb, on Google'i Notebook LM. Aga nüüd see kõige olulisem osa. See, mis teeb selle tööriista täiesti teistsuguseks, on allikapõhisus. See tähendab, et erinevalt teistest tehisarudes, mis võivad vastused lihtsalt välja mõelda, lugustab Notebook LM end ainult sinu antud failidesse. Iga vastus on sinu enda materjalides kontrollitam ja need kuulsad halutsinatsioonid on täielikult välistatud. See tabel siin teeb asja puust ja punaseks ette. Vasakul näed Notebook LM-i, see kasutab ainult sinu dokumente, mis tagab ülima täpsuse ja viitab alati allikale. Paremal on tavaline AI, mis ammutab infot tervest internetist ja võib seetõttu ka vigu teha. Ja mis on eriti oluline, sinu andmeid ei kasutata mudeli treenimiseks. Sinu info on ja jääb sinu omaks. Okei, aitab teooriast, lähme asja kallale. Nüüd vaatame, kui naeruväärselt lihtne on tegelikult alustada. Sul on vaja ainult Gmaili kontot ja sa oledki valmis oma teise aju kasutusele võtma. Et asjast aru saada, pead mõtlema sellest nagu 3-osalisest töölauast. Vasakul on sinu teadmiste ladu, siia laed sa kõik oma materjalid. Keskel on sinu töölaud, kuhu saad salvestada kõik parimad leiud ja ideed. Ja paremal on sinu isiklik assistent, kellega sa vestled. Nii lihtne see ongi. Kogu su uurimistöö püsib alati ühes aknas fookuses, ilma et peaksid 10 eri rakenduse vahel hüppama. Ja mõtle nüüd, see pole ammu enam ainult igavate PDF-ide jaoks. Muidugi saad lisada PDF-e ja Google Docse, aga sa saad lisada ka linke YouTube'i videotele, veebilehtedele ja isegi koosolekute helisalvestisi. Tehisaru loeb läbi kogu videoteksti või transkribeerib heli, muutes selle täielikult otsitavaks ja analüseeritavaks. See on ju puhas kuld. Okei, liigume edasi, sest nüüd läheb asi tõeliselt maagiliseks. Just siin stuudiofunktsioonide all muutub see staatiline kuiv info millekski dünaamiliseks ja uskumatut kaasahaaravaks. Kujuta ette olukorda. Sa sõidad autoga või oled trennis ja mõtled, et tahaksid samal ajal oma uurimistöö materjale kuidagi kuulata. Uskumatu, aga Notebook LM teeb täpselt seda. See loob sinu materjalidest justkui päris oma podcasti. 2 tehisaru häält hakkavad sinu dokumentide sisu üle arutlema ja isegi debateerima. See on lihtsalt geniaalne viis info passiivseks õppimiseks ja aitab teemadel palju paremini meelde jääda. Aga mis siis, kui sa oled rohkem selline visuaalne inimene? Mida siis teha? Sel juhul klõps ja su kuivad andmed ongi muutunud kaasahaaravaks infograafikuks. Ja sa saad olla täiesti loominguline. Palu tal näiteks teha, infograafik teemal tehisaru vee kasutus, aga kujundada see nagu mingi koomiksi kangelase sünnilugu. Tulemused on lihtsalt wow. Ja see pole veel kõik, kaugel sellest. Sa saad luua automaatselt esitluste slaide, mõttekaarte, õppekaarte ja teste. Sa võid lasta tal kirjutada blogipostitusi ja analüüse. Ja kõige võimsam, ühendada oma märkmiku otse Geminiga, et luua täiesti personaalseid tehisaru assistente. Okei, kõik see on väga lahe, aga mis sa selle teadmisega nüüd peale hakkad? Kuidas sa saaksid selle kõik enda jaoks tööle panna ja vabaneda sellest liigse info raskusest ja seda juba täna? Võtame selle kokku 3 lihtsa mõttega. Esiteks, Notebook LM on sinu isiklik teine aju. Teiseks, see on alati allikapõhine, mis tähendab täielikku usaldusväärsust. Ja kolmandaks, see muudab staatilise info dünaamiliseks, aitates sul õppida kiiremini ja palju targemalt.
Teise aju ehitamine, see ei ole ühepäevane projekt, see on harjumus. Alusta väikselt, loo näiteks märkmik oma hobi kohta või mõne uue oskuse õppimiseks. Lihtsalt katseta. Ja kui sa tahad nüüd veel sügavamale minna, siis kõik põhjalikumad juhendid ja värskeimad tehisaruõpetused leiad alati meie kodulehelt tehisarukas.ee. Ja muidugi, et sa ühestki olulisest AI uudisest või nipist ilma ei jääks, jälgi meid ka Facebookis. Oleme seal, et hoida sind kursis kõige värskemaga. Nii et pall on sinu väravas. Sinu aju väärib seda, et ta ei peaks kõike meeles pidama. Ja küsimus ongi nüüd lihtne. Millise projekti või teema annad sina esimesena oma uue teise aju hallata?